Vene presidendi Vladimir Putini sõda Ukrainas ei ole 2026 aastal täpselt plaanipäraselt läinud. Pärast seda, kui ta oli Ukraina linnu allutanud tapvale pommirünnakute kampaaniale, mis põhjustas miljonitele elanikele tõsiseid elektri- ja veekatkestusi kogu kibedalt külma talve jooksul, lootis ta jätkata suure kevadpealetungiga. Aga see pealetung on leebelt öeldes takerdunud. Viimastel kuudel on Ukraina survet tagasi löönud. Mitte ainult ei ole see peatanud Vene pealetungi olulistes suundades, vaid üha rohkemate allikate sõnul on Ukraina tegelikult pärast pretsedendituid võite tagasi vallutanud märkimisväärseid alasid. Samal ajal on Ukraina presidendi Volodymyr Zelenski kaugrünnakute kampaania, mis tähendab drooni- ja raketirünnakuid sügavale Venemaa territooriumile, muutunud intensiivsemaks, nagu ka nende põhjustatud kahjud. Asjad lähevad selgelt kuumaks nii rindel kui ka selle taga, eriti venelaste tagumike all. Siin on viimased arengud ja mida need meile sõja edasise käigu kohta räägivad. Oma tavapärases õhtuses pöördumises reedel 22. mail ütles Zelenski, et Ukraina positsioonid rindel on viimastel kuudel märkimisväärselt tugevnenud. Tõepoolest, Ukraina positsioonid on nüüd tugevamad kui varasematel aastatel. Aasta algusest alates on vabastatud ja taas kontrolli alla võetud 590 ruutkilomeetrit, umbes 228 ruutmiili meie territooriumist. See suundumus ei ole kindlasti okupantide huvides. Me jätkame Vene elavjõu hävitamistempo tõstmist. See koos kõikvõimalike sanktsioonidega sunnib Venemaad diplomaatia kasuks valima, ütles ta. Samuti reedel teatas Bloomberg hiljuti deklassifitseeritud USA kaitseluure hinnangust, mille kohaselt on alates veebruarist tagasi vallutatud umbes 154 ruutmiili territooriumi. Mõni päev varem hindas Sõjauuringute Instituut, et ainuüksi aprillis vallutati tagasi umbes 44,8 ruutmiili territooriumi. Kokkuvõttes viitavad need arvud sellele, et territooriumi tagasivallutamise tempo kasvab. The Economisti sõjaseire kinnitas Ukraina edusamme, teatades, et seni 2026 aastal on tehtud väikeseid, kuid olulisi edusamme, suurimad alates 2023 aastast. See on õiglane, arvestades jõupingutuste ulatust, mida Ukraina vajab kogu selle Venemaa poolt okupeeritud territooriumi vabastamiseks. Selle territooriumi täpse hulga määramine on keeruline. Siiski peetakse seda üldiselt umbes viiendikuks Ukraina kogu territooriumist, umbes 45 000 ruutmiili. Nii et 154 ruutmiili 4–5 kuuga on hea algus, kuid minna on veel väga pikk tee. Suur osa raskusest kontrollitavate alade täpse kaardistamise juures seisneb selles, et rindejooned muutuvad iga päev. See on vältimatu, arvestades umbes 680 miili pikkusel lahinguliinil toimuvate operatsioonide ulatust. 2025 aastal teatas Ukraina kaitseministeerium, et aasta jooksul registreeriti 61 605 lahingu kokkupõrget, mis teeb keskmiselt umbes 169 lahingut päevas. Aasta kõige intensiivsem päev oli 28. november, mil registreeriti 311 lahingu kokkupõrget vaenlasega. Droonide laialdane kasutamine on samuti tähendanud, et 10 miilid mõlema poole eesliinis tagapool on sisuliselt muutunud tapmisaladeks, kus iga liikumine võib olla surmav. Selle tulemusena on mõlemad pooled suures osas loobunud traditsioonilistest rünnakutest, mis põhinesid soomuskolonnidel. Selle asemel tegutsevad mõlemad pooled peamiselt väikeste sissejõudude jalaväeüksustega, kes suudavad sageli tungida miile vaenlase positsioonide taha. Seal saavad nad end sisse kaevata ja neid positsioone kaitsta, tehniliselt vaenlase tagalas, kus varustuse ja laskemoona toimetamine toimub droonide abil. Nii et paljudes rindelõikudes, kuigi üks pool võib üldiselt kontrolli omada, on tegelik olukord maapinnal palju segasem. Neid alasid ei nimetata asjata hallideks tsoonideks ega sõjauduga kaetud aladeks. Sa ilmselt tahad väga teada, kus täpselt Ukraina on edasi liikunud. Kuigi erinevates raportites pole täpselt täpsustatud, millise territooriumi Ukraina on tagasi vallutanud. Suures osas, arvestades praeguste rindejoonte kiiresti muutuvat hallitsooni iseloomu, on konkreetsete kontrollialade määramine pikemaks ajaks üsna mõttetu ettevõtmine. Samas märkis ISW hinnang siiski ära mitu laiemalt määratletud piirkonda, kus edusamme saavutati. Alates 2025 aasta novembrist vabastasid Ukraina kaitsejõud suure osa Kupjanskist Harkivi oblastis. 2026 aasta talve ja kevade jooksul vallutasid nad tagasi üle 154 ruutmiili Lõuna-Ukrainas ning alates 2026 aasta aprilli lõpust on nad taas vallutanud mitu asulat Zaporižja oblasti lääneosas. Nagu võite arvata, räägivad venelased hoopis teistsugust lugu. Kuu aega tagasi, 21. aprillil, väitis Venemaa kindralstaabi ülem Valeri Gerassimov, et Vene väed on 2026 aastal vallutanud 80 asulat ja üle 1000 ruutmiili Ukraina territooriumi.
Ainult märtsis ja aprillis ütles ta, et Vene väed on vallutanud 34 asulat ja umbes 270 ruutmiili. Mis puudutab täpsemaid andmeid, siis Gerassimov väitis, et vallutatud territoorium hõlmab viimaseid asustatud asulaid Luhanski oblasti ribal, mis oli veel Ukraina kontrolli all, ning geolokatsiooniga videomaterjal näib seda kinnitavat. Ta lisas, et Vene väed liiguvad edasi mitmel rindel, luues tema sõnul turvatsooni Ukraina Sumõ ja Harkivi piirkondades. Tema väitel vallutati nendes piirkondades märtsis umbes 15 asulat ning aprillis lisandusid Harkivi piirkonnas Vovtšanskoje, Kotori ja Zibina. Ta väitis samuti Hrešina ja Pavlivka vallutamist Donetski oblastis ning Boikova, Luhivska ja Veseljanka hõivamist Zaporižja oblastis, lisaks teistele edasiliikumistele. Istuble lükkas need väited kohe ümber. Nad väitsid, et tema viimaseid väiteid ei toeta avatud allikate tõendid ega isegi venemeelsed sõjablogijad. Isegi kõige heldemad hinnangud Vene allikatest viitavad sellele, et Vene väed on Ukraina territooriumile edasi liikunud või sinna imbunud mitte rohkem kui 276 ruutmiili ulatuses. Aasta algusest alates on vaid veidi üle 40% Gerassimovi väidetest tõesed ning osa neist väidetest on kahtlased. ISW enda avatud allikate andmetel olid Vene väed 2026 aasta 1. jaanuarist kuni 21. aprillini edasi liikunud vaid 147 ruutmiili ja vallutanud 13 asulat. Nad ütlesid, et alates 1. märtsist olid Vene väed vallutanud vaid 2 asulat ja tegelikult kaotanud rindel 23 ruutmiili. ISW ütles ka, et Gerassimov oli mitmes teises rindelõigus Vene edusamme liialdanud. Ta väitis, et Vene väed olid liikunud Kramatorskist 7 kilomeetri ja Slovjanskist 12 kilomeetri kaugusele. Kuid isegi kõige optimistlikumate Vene allikate kohaselt asuvad Vene väed Kramatorskist vähemalt 9 kilomeetri ja Slovjanskist 14 kilomeetri kaugusel. Need kaugused asetaksid mõlemad linnad siiski droonirünnakute ulatusse, mis näib olevat nii. Koos rängalt kannatanud Konstantinivka linnaga moodustavad need 2 linna Donbassi viimased tugevalt kindlustatud asustatud alade teljed, mis on endiselt täielikult Ukraina kontrolli all. Sellegipoolest järeldab ISW, et Gerassimovi liialdused on tõenäoliselt katse varjata seda, mida nad nimetasid Venemaa sõjaväe pettumust valmistavaks edusammude puudumiseks 2026 aasta kevad suvise pealetungi ajal. Tegelikult on Ukraina edukate vasturünnakute tulemusena ISW sõnul Vene väed pidanud mitmes rindelõigus oma tegevust vähendama suurte kaotuste tõttu. Need rünnakud koos visakaitsega on sundinud Vene vägesid kulutama rohkem ressursse üksnes selleks, et jätta mulje pidevatest edusammudest rindel. Samal ajal hindavad nad, et kasvavad kaotused ja aeglasem värbamine ohustavad Venemaa tavapärast taktikat saata lahingusse järjestikuseid rünnakulahineid ja infiltratsioonigruppe suure intensiivsusega ja suurte kaotuste hinnaga. Aga see oli kuu aega tagasi ja nagu me teame, võib Ukraina lahinguväljadel juba 1 kuuga palju muutuda. Praegu on üks piirkond, kus mõlema poole sõjablogijad näivad olevat ühel meelel, et Ukraina teeb märkimisväärseid edusamme. Lääne ja lõuna Zaporižja, sealhulgas Venemaa poolt okupeeritud alad otse lõunas. Peamine Vene pealetungi suund Zaporižjas viimase aasta jooksul on olnud idas, kus oblast piirneb Dnipropetrovski ja Donetski oblastitega. Olles suures osas ukrainlased välja tõrjunud võtmelinnast Huliapolest, on nad püüdnud aeglaselt liikuda viimase suurema asulani oblastis lõunas, mis on veel kindlalt Ukraina kontrolli all, Orihhivini. Kuid tõeline auhind oblastis asub kaugel läänes, Zaporižja linn. Siin, katkendlikus kampaanias, mida iseloomustavad tohutud kaotused lakkamatu Ukraina droonirünnaku tõttu, õnnestus neil lõpuks aeglaselt liikuda põhja poole mööda M18 maanteed. Lõpuks õnnestus neil vallutada osa Stepnohõrski linnast ja läheneda Pavlivkale. Selle piirkonna kindlustamine annaks võimaluse rünnata Primorsket, Malahhaterivkat ja Veseljankat, mis on viimased suuremad asulad enne linna ääreala. Esmalt nurjasid ukrainlased pealetungi ja nüüd suruvad nad tugevalt vastu. Kõigi andmete kohaselt on ukrainlased Stepnohõrski täielikult tagasi vallutanud ja tegelevad praegu vastupanu viimaste koldete puhastamisega Pavlivkas. Järgmisena, või täpsemalt öeldes allapoole, kuna nad liiguvad lõuna suunas, on sihtkohaks Kamjanske. Kui ukrainlased suudavad Kamjanske vallutada, avaneb tee olulise Vasõlivka linna suunas. Vene analüütikud närivad selle võimaluse peale küüsi. Koos teiste piirkonnas toimuvate arengutega kardavad nad, et see Ukraina pealetung võib olla osa palju tõsisema olukorra ettevalmistusest, Enerhodari tagasivallutamisest, kus asub Zaporižja tuumaelektrijaam. See tuumaelektrijaam on üks kõige ägedamalt vaidlustatud kohti Ukrainas ning suur komistuskivi kõigis senistes katsetes sõda lõpetava rahuleppe saavutamiseks. Venelased hõivasid selle 2022 aasta esialgse sissetungi ajal ja on seejärel ühendanud selle Venemaa elektrivõrguga, kus see on peamine elektriallikas okupeeritud aladele. Ukraina nõuab seda loomulikult tagasi.
Venelased keelduvad sellest loomulikult. Erinevaid kompromisse on välja pakutud. Võib-olla kõige paljulubavam neist, kui Ukraina ei suuda lõpuks Venemaad okupeeritud aladelt välja tõrjuda, on võimu jagamise kokkulepe, mida võiks hallata kolmas osapool, näiteks USA. Kuid nagu paljude teistegi peamiste erimeelsuste puhul kahe poole vahel, pole seni ükski lahendus püsima jäänud. Lihtsalt kiire meeldetuletus. Kui sa pole seda veel teinud, siis telli kanal. Sõjasaates anname igapäevaseid ülevaateid maailma tähtsamatest sõjalistest arengutest koos tipptasemel analüüsiga, mis selgitab, mida need arengud tähendavad. Vajuta tellimisnupule, et sa kunagi midagi maha ei magaks. Vene analüütikud kardavad nüüd, et Ukraina pealetung Stepnohjorski kaudu Vasilivka suunas on tegelikult mõeldud teed sillutama rünnakuks Enerhodarile, et idast tuumaelektrijaam tagasi vallutada. Selle pealetungi ajal ületaksid Ukraina väed nende sõnul samal ajal Dnipro jõe põhjast, luues kahe harulise rünnaku, mida oleks raske maha suruda. Kuid see edasiliikumine linnast ida pool ei ole ainus märk sellest, et piirkonnas võib midagi suurt toimumas olla. Vene analüütikud viitavad ka hiljutistele kohustuslikele evakuatsioonikäskudele, mille Ukraina võimud on andnud Nikopoli linnas ja selle ümbruses. See asub Dnipropetrovski oblasti selles osas, mis jääb Zaporižjast läände, nagu kohalikud oblastikeskust hellitavad kutsuvad Nikopoli. Rajoon on tuumaelektrijaamast vaid umbes 4 miili kaugusel, kuigi Dnipro jõe teisel kaldal. 12. mail andis piirkondlik sõjaväeadministratsioon korralduse kõigil 28 lastega perel Novokievkas ja Ilinkas Maranetsi lähedal ning Vyšhy-Tarasivkas Marivka lähedal, samuti 1 tänava elanikel Maranetsi külas ja 100 tänava elanikel Nikopolis evakueeruda 6 aja jooksul. Ametlikult on see selleks, et päästa elanikkond tugevnevate Vene suurtükitule ja pommitamise eest. Mitteametlikult avaks evakueerimine otsetee pealetungiks Enerhodarile. Samal ajal on Ukraina väed viimastel nädalatel muutnud Enerhodarist lõuna pool asuva olulise M14 maantee Vene logistika jaoks tõeliseks põrguks. See ei ole lihtsalt mingi suvaline maantee. Venelaste poolt tuntud kui RR280 Novorossija maantee kulgeb see ida-lääne suunas ning ühendab Venemaa mandriosa Krimmi, okupeeritud Hersoni ja Mykolaiviga läänes ning idarindega. Seda on kirjeldatud kui elutee tsiviil- ja sõjaväelise liikumise jaoks ning see on olnud Vene varustuse, kütuse ja juhtimispunktide jaoks oluline logistiline koridor, kuid enam see nii ei ole. Nagu paanikas Vene ajakirjandus kinnitab, on eluteest viimastel nädalatel Ukraina droonide ja rakettide pidevate ja intensiivsete rünnakute all saanud surmatee. 21. mail avaldatud kaadrid näitavad tee ääres kasvavat hävitatud sõidukite surnuäda. Järgmisel päeval avaldatud geolokatsiooniga kaadrid näitavad samuti, kuidas Ukraina väed ründavad Vene veokeid HH-20 Mariupoli Donetski maanteel, mis on lähedal asuv maantee ja mida Ukraina väed on viimastel nädalatel oluliselt takistanud. M14 maanteel on olukord muutunud nii ohtlikuks, et Hersoni oblasti Vene okupatsioonijuht Vladimir Saldo oli sunnitud eelmisel nädalal välja andma määruse, mis piirab kaubaveokite liikumist ühel M14 lõigul. See pretsedenditu samm, mille puhul on erandid vaid sõjaväe ja esmatarbekaupade jaoks, on otsene tunnistus sellest, et maantee on muutunud tavapäraseks transpordiks liiga ohtlikuks. Loomulikult häirivad need löögid Vene logistikat ja muudavad varustamise rindel ning üldiselt ka Krimmis keerulisemaks. M14 on peamine maismaatee, mis ühendab poolsaart okupeeritud aladega. Aga kui Ukraina plaanib ootamatut rünnakut Enerhodari tagasivõtmiseks, siis toimuvad need täpselt selles piirkonnas, kus Ukraina sooviks takistada Venemaa katseid tuua täiendusi. Praegu peame rõhutama, et see kõik on vaid spekulatsioon. Ukraina poolelt on väga vähe viiteid sellele, et Enerhodari vastu oleks pealetung plaanis. Samas on see täpselt see, mida ootaksid eesootava üllatusrünnaku puhul. Ukraina tegi vea, kui kuulutas 2023 aastal laialdaselt välja oma kavatsuse korraldada suur vastupealetung, andes venelastele aega edukaks kaitseks valmistuda, kuid nad võivad olla oma veast õppinud. Täielik vaikus eelnes Ukraina järgmisele suurele pealetungile, sissetungile Kurskisse 2024 aastal, mis tabas venelasi täieliku üllatusena. Nii et kui peaks toimuma ootamatu Enerhodari pealetung, siis on viimane koht, kus sellest esimesena kuulete Volodõmõr Zelenski või tema ülemjuhataja Oleksandr Sõrski. Samuti on võimalik, et pealetung Stepnohjorski kaudu, evakuatsioonikäsud Nikopolis ja eriti M14 rünnakud on lihtsalt osa Ukraina laiaulatuslikest ja tõhusatest strateegiatest. 2026 aastaks nagu IS Tuplegve esile tõstab. Instituudi andmetel on Ukraina väed viimastel kuudel oluliselt tõhustanud oma keskmaa rünnakuid ja lahinguvälja õhutõkestust, põhjustades lahinguväljal ahelreaktsioone ja takistades Vene edasitungi. Need rünnakud on andnud tõuke ka Ukraina edasiliikumisele maastikul, kuid nende edusammude juures on veel üks oluline tegur, mis tabas venelasi täieliku üllatusena. Nad lõigati Starlinkist ära.
See varem mainitud USA kaitseluure deklassifitseeritud hinnang toob selle sammu välja kui Ukraina edu võtmeteguri. 2026 aastal Starlink on Ukraina operatsioonide keskmes nii rindel kui ka kaugmaarünnakute juhtimisel, kuid venelastele see kättesaadav ei ole. See pole takistanud venelasi kogumast tuhandeid ebaseaduslikult sisse toodud Starlinki terminale ning muutumast nende suhtes üha sõltuvamaks. See süsteem aitas lahendada pikaajalisi sideprobleeme, võimaldades koordineerida vägede liikumist, droonide operatsioone ja suurtükitule sihtimist. Kuid see kõik lõppes järsult veebruaris. Koostöös SpaceXiga, mis on Elon Muski ettevõte ja haldab seda võrku, kehtestasid Ukraina meeskonnad geograafilised piirangud, mis lülitasid lahingutsoonis töötavad volitamata terminalid välja. Rindeuudiste pühendunud jälgijad märkasid mõju Vene operatsioonidele peaaegu kohe. Nüüd on USA luure seda kinnitanud. Mõju suurenes veelgi, kui venelased ise endale jalga tulistasid, piirates sõnumirakenduse Telegram kasutamist. Rakendust on laialdaselt kasutatud Starlinki mitteametliku asendajana nende enda nappides sidesüsteemides. Rakenduse piirangud on Venemaal äärmiselt ebapopulaarsed ja võib väita, et need on teinud rohkem Putini sõjaolukorraga rahulolematuks Vene avalikkuse kui ükski teine tegur. Ja kui üldsus on rahulolematu, siis võib vaid ette kujutada, kui vaimustuses on Vene sõdurid rindel, kes on pideva Ukraina droonirünnaku all, sellest arengust. Nii Starlinki ühenduse kui ka sõnumiplatvormide ligipääsu kaotus halvas oluliselt maapealset koordineerimist, põhjustades otse segadust üksuste vahel ja katkestades käsuliinid. Mõnda aeg olid sotsiaalmeediakanalid täis Vene sõdurite nurinat Starlinkide kaotuse üle. Üks filmiti, kuidas ta oma vastuvõtjat jalaga lõi ja teine kasutas oma seadet söögilauana. Mõned pöördusid abi saamiseks avalikkuse poole. Üks ütles, ühe ööga langesime täielikult kiviaega. Ukraina kasutas seda kaost ära ja liikus jõuliselt edasi. Kuigi Ukraina võimud tunnistavad Starlinki väljalülitamise rolli Ukraina 2026. aasta edusammudes, vaidlevad nad vastu, et see oleks nende edu ainus põhjus. Operatsioon Lõunas algas kuu aega enne Starlinki otsust, teatas Zelenski, viidates sellele, et see oli vaid üks osa suuremast raamistikust. Endine digitaalse transformatsiooniminister ja praegune kaitseminister Mihhailo Fedorov nõustus temaga, öeldes, et Starlinki terminaalide piirangud koos keskmaa ründedroonide kasutamisega aitasid kaasa initsiatiivi pöördumisele Ukraina kasuks. Venelastel on läinud paar kuud, et mingisugune lahendus leida, kuid on märke, et nad hakkavad seda silmatorkavat haavatavust sulgema. Alustuseks on nad kokku pannud LTE modemite ahelaid, Wi-Fi sildu, releejaamu ja mesh-võrke ning need suhteliselt madala tehnoloogiaga silmvõrgud hakkavad muutuma tüütuks. Silmvõrgu modemid võimaldavad operaatoritel juhtida droone märkimisväärselt kaugemale, ka üle horisondi, moodustades õhus sideahelaid, mida on raskem segada ning mis suudavad andmeid ümber suunata, kui mõni droonidest kaotatakse. Asja teeb hullemaks see, et Venemaa on rajanud releejaamad üle piiri Valgevenesse, mis võimaldavad droonidel säilitada ühendust, kui nad lendavad üle Ukraina territooriumi. Võib-olla veelgi kõnekam on see, et Venemaa lasi hiljuti orbiidile esimesed satelliidid, millest peaks lõpuks saama nende enda Starlinki analoog. 23. märtsil viis Vene ettevõtte Büroo 1440 madalale orbiidile uue Rasveti satelliidivõrgu esimesed 16 lairiba internetisatelliiti. See on esimene samm infrastruktuuri rajamisel, kuhu peaks aastaks 2030 kuuluma vähemalt 300 satelliiti. Kuigi Venemaa esitleb seda süsteemi peamiselt tsiviiltehnoloogiana, mis sarnaneb Starlinkiga, on sel selgelt kahene kasutusotstarve. Ja arvestades Venemaa probleeme pärast Starlinki ligipääsu kaotamist, viitab käivitamise ajastus selgelt sellele, et prioriteediks on nende probleemide lahendamine. On märke, et see hakkab juba mõju avaldama. Starlinki kvaliteediga videopildid nende kaugmaadroonidelt on hakanud ilmuma. See on suur edasiminek võrreldes tavaliselt teralisema pildiga, mida need droonid toodavad. Millist mõju nende uute tehnoloogiate kasutuselevõtt avaldab, on veel vara öelda. Võib-olla võimaldavad need Venemaal initsiatiivi uuesti enda kätte haarata. Või võib-olla pühib Ukraina kasvav pealetung need lihtsalt kõrvale kui ebaolulised. Me hoiame loomulikult silma peal ja anname teile teada. Seega kindlasti tellige kanal, kui te pole seda veel teinud. Seni kaua, vaadake seda videot selle kohta, kuidas Ukraina ehitab robotarmeed, et oma edusamme veelgi laiendada. Ja nagu alati, aitäh vaatamast!